tulemast kuulama minu podcasti 8. osa. Ja taas oli minek keemiaravisse. Sedakorda siis 4. kord, sama plaani järgi 3-nädalaste vahedega. Tuttav tee ja tuttav koht. Ei tahaks teada midagi kogu teekonnast ega ka kohast palju midagi. Ja siiski taas tõusis esile tohutu tänutunne, et sain ja saan endiselt Helsingi onkoloogiakliinikus käia ja minuga tegeletakse ning alati leitakse parimad ravivõimalused. See oli jällegi paradoks. See, mida ma tegelikult ei tahtnud, oli mulle selles hetkes ja ka edaspidi eluliselt olulise tähtsusega. Ega ma kogu protsessile pidevalt ei mõelnud. Sellel hetkel tuli lihtsalt usaldada arste ja teha täpselt nii, nagu nad mulle ütlesid. Selles ma olin olnud küll väga hea ning täitnud ettekirjutusi perfektsionisti täpsusega. 4. keemiaravi korral oksaliplatiini kogust oli vähendatud, kuna kõrvaltoimed olid olnud siiski nii tugevad ning kauakestvad ja nagu arst mulle ütles, olin 3 esimest korda saanud maksimaalse ravimidoosi, nii et seda korraga antavat kogust võis rahulikult vähendada ilma, et see kuidagi oleks mõjutanud minu raviplaani või selle tulemusi. Umbes 3-tunnine tilgutamise protseduur seal soojakottide vahel läks ilusti nagu alati. Protseduuri ajal ei juhtunudki tavaliselt mitte midagi erilist. Kuulasin muusikat, surfasin netis, tukkusin, vahtisin ringi ja ootasin, et see aeg läbi saaks. Kõikvõimalikud imelikud tundmused tekkisid alati kohe protseduuri järel, kui hakkasin ennast liigutama. Viimased korrad olin olnud jälgimises veel umbes 15 minutit, enne kui võisin minema jalutada. Just nimelt jalutada, mitte kiirkõndi sooritada. Ja hästi need korrad olid nüüd läinud. Kodus küll esimestel päevadel kordus täpselt sama, mis eelmised korrad. Paar päeva meeletut väsimust ja pidevat magamist, käte külmatundlikkus ning täielik söögiisu puudus. Loomulikult oleks imelik, kui mitte midagi ei oleks tundnud. Tegemist oli siiski väga tugevate ravimitega. Kokkuvõttes arvan, et minul olid need kõrvaltoimed veel suhteliselt kerged vaatamata sellele, et sellel hetkel need tundusid täiesti kohutavad. Tegelikkuses saingi sellest aru alles hiljem, kui tagasi mõtlesin. Sest selles hetkes tegelesin rohkem sellega, et hoidsin meele positiivsena ja ei mõelnud liiga oma enesetundele. Mõtlesin lihtsalt, et kui olen väsinud, siis magan. Ei, selle peale mõtlemisele polnud vaja liiga oma energiat kulutada. Õnneks pidin enne kabesitabliini tablettide võtmist sööma, nii et päris söömata olemine ei tulnud kõne allagi. Pidin lihtsalt leidma midagi sellist, mis võimalikult kergesti sööda oleks. Ma avastasin enda jaoks hommikusöögiks laste valmis pudrud. Sobiv kogus ja täiesti talutav maitse, kui väheke soola lisada. Ja muidugi oli kerge neid soojendada, kui väga ei jaksanud midagi teha. Kokkuvõttes olin arstide arvates väga hästi ravi kannatanud. Ja minu meelest samuti. Viimased pool aastat oli mu elu olnud emotsionaalselt nagu sõit Ameerika mägede atraktsioonil. Olen korra elus Kanadas olles käinud sellisel ja otsustanud juba siis, et ma sinna enam mitte kunagi ei lähe. Nüüd aga olin uuesti selles kõikuvas ebaturvalises vagunis, mille juhtimiseks mul endal otseselt võimalus puudus. Siiski olin sellel arvamusel, et kuigi ma ei saanud ise juhtida kogu protsessi, sain juhtida oma mõtteid ja tundeid
ja otsustada, milline lõplik tulemus oleks just selline, millega mina ise rahul oleksin. Uue nädala kolmapäeval käisin maksakirurgi ja operatsioonikoordinaatori vastuvõtul ja algsetesse plaanidesse olid tulnud mõned muutused. Plaan oli selline, et tulemas oli veel 2 keemiaravi ning nende järel peale 6-nädalast pausi oli plaanis päris ulatuslik maksaoperatsioon. Ühest küljest hirmutav, teisest küljest ootasin, et seda oleks juba võimalik teostada. Oli selline väike võimalus, et selle käigus vabaneksin küll suurest osast oma maksast, kuid kogu vähist koos sellega. Raske oli võtta seisukohti, kui täpselt ei teadnud, milline nendest miljonist mõttest oleks see õige. Püüdsin kuulata oma sisetunnet, mis tervise suhtes polnud mind siiamaani petnud, ja olin kindel, et operatsioon oli ainuõige otsus, kuna minu intuitsioon seda nii võimsalt mulle kinnitas. Loomulikult enne operatsiooni hinnatakse alati veel kõikvõimalikud riskitegijad, kuid suhtusin asjadesse positiivselt ja teadsin, et kõik läheb hästi nagu esimese operatsiooniga. Ka arstid olid seda meelt, et olin taastunud oma sooleoperatsioonist väga kiiresti ning hästi. Mu tervis oli tegelikult väga hea ja hoolimata väikestest vähist johtuvatest kõrvalekalletest, kõik oli ju tegelikult korras. Kõik, mis minuga oli viimase 6 kuu jooksul toimunud, oli olnud küll ühest küljest paras katsumus, kuid teisest küljest oli nii palju asju, mis oli toimunud väga süstemaatilise plaani järgi ja igas etapis oli minu jaoks aina mingi positiivne pool. Alustades kas või sellest, et mul üldse selline salaja toimetav vähk avastati. Järgmiseks see, et pääsesin ühte Soome parimasse haiglasse operatsioonile, kus kõik kuni viimase pisiasjani sujus ülihästi. Keemiaravi olin vaatamata kõrvaltoimetele talunud väga hästi. Mu organism oli tugev ja tuli sellega hästi toime. Emotsionaalne pool oli samuti tulnud kogu selle jamaga hästi toime ning mõtlesin päev-päevalt oma haigusest vähem ja elasin tegelikult täiesti normaalset elu nagu enne, mis see normaalne siis laiemas mõttes ka oli. Minu normaalsesse maailma kuuluvad mu lapsed ja lapselapsed, kallis vend oma perega. Kõikidel oli minu elus täiesti eriline koht. Lisaks minu lähedased sõbrad ja ka töökaaslased. Jõulud lähenesid ja maailmas minu ümber oli nii palju ilusaid asju, mida märgata. Uus talvepäev oli alanud ja teadsin juba ärgates, et see oli järjekordne hea päev. Lähenemas olid jõulud, esimesed jõulud. Tegelikult muidugi polnud tegemist esimeste jõuludega või kas oli siiski? Olin harjunud jõuludeks tegema aegsasti ettevalmistusi ja nautima kogu sellest jõulueelsest toimetamisest. Aastakümnetesse oli siiamaani mahtunud lapsepõlvejõulud, millest olid väga soojad ja armsad mälestused. Palju imelisi mälestusi oli sellest ajast, kui omad lapsed olid väikesed. Ja nüüd toovad lapselapsed iga aasta uuesti ja uuesti selle maagilise jõulutunde ning esile tulevad kõik kaunid mälestused möödunud aastatest. Kuid miks esimesed jõulud? Esimesed jõulud selles mõttes, et sellel aastal tuli natukene kohanduda kõikide minu päevaplaanide, ettekirjutuste, ravimite, ravide ja veidikene ka oma jaksamisega. Samuti tuli valmis olla selleks, et plaanidesse võis viimasel hetkel tulla muutusi. Ja siis suures plaanis oli ju kõik hästi. Olin jõudnud järeldusele, et tegelikult ei ole vaja mõelda liiga palju ega üle muretseda,
Tuleb unustada kõik pseudoprobleemid ja keskenduda olulistele asjadele. Vahepeal mõtlesin, miks selline arusaamine tuleb alles siis, kui elus tõesti midagi suurt, ootamatut ja mõnes mõttes pöördumatut juhtub. Teatud mõttes oli see muidugi loomulik ja kui elus on kõik hästi, siis ei peagi mõtlema kõigele, mis võib juhtuda. Rohkem rõõmu ja rahu, sõbralikkust, mõistmist, kannatlikkust, vastutulelikkust, abivalmidust ja armastust. Uus aasta, uued mõtted või hoopis vanad, mis tulevad kaasa eelmisest aastast. Tegelikult mina olin ju ikka sama ja samas paigas, kuigi aastanumber oli keskööl muutunud. Tavaliselt me mõtleme aastavahetusel tagasi möödunud aastale, milline see oli ja mida ootame uuelt aastalt. Minu möödunud aasta oli olnud raske, sest see oli toonud mitmeid pöördumatuid momente, millega siit edasi kogu ülejäänud elu tuli toime tulla. Rasketest asjadest ei ole mõtet kogu aeg mõelda ega ehmatavat ja rasket tunnet pidevalt endas hoida. See ei tähenda absoluutselt seda, et me nagu ei hooliks või ei arvestaks tekkinud olukordadega, vaid minu meelest vastupidi, see annab võimaluse oma jõuvarusid jagada ja säästa ning kasutada neid siis, kui olukord seda konkreetselt nõuab. Kuna käsitlen oma blogis ja podcastis enda diagnoosist tulenevaid tundeid ja matka läbi teadmatuse, siis jätan siin mainimata rasked seigad, mis ei ole otseselt seotud minu tervisega. Enda pool aastat tagasi saadud vähidiagnoosiga tulin enda arvates suhteliselt hästi toime. Olin teinud kõik väga täpselt, nii nagu arstid olid öelnud ja planeerinud. Olin hästi toime tulnud keemiaravi kõrvaltoimetega, sest olin otsustanud, et väikestest probleemidest ei ole vaja ise teha suuri. Kui oli konkreetselt halb, elasin selle üle, sest mitte midagi muud ma ju nagunii teha ei saanud. Võimalikult rahulik suhtumine oli siiani iga kord aidanud ning pidin ennast endiselt tervemaks kui mõned täiesti terved inimesed. Tähtsaim õpetus sellel teel oli see, et olin õppinud eraldama tõelisi probleeme pseudoprobleemidest. Uuelt aastalt ootasin loomulikult kaunist kevadet, puhkust Algarves Portugalis, reisi Kanadasse oma kalli venna pere juurde, uusi väljakutseid ja seda, et endal jätkuks jõudu toetada ja aidata neid, kes seda minust rohkem vajavad. Uus aasta oli alanud ja kuigi mitte päris kõik, siis kokkuvõttes ikka väga palju sõltub meist endast. Kui mingid asjad olid juba juhtunud, polnud mõtet ennast kulutada juurdlemisega, et miks. Sellele ei ole vastust. Parem oli alustada iga uut päeva rõõmsa tõdemusega, et elu on ilus ning mina olin endiselt oma elu koordinaator ja planeerija, isegi siis, kui teatud ajakavad minu eest arstide poolt ära planeeriti. Sellisel juhul lihtsalt tuli sobitada ennast nendega ja edasi minna. Soovisin kõigile südamest head uut aastat. Ja jällegi olin ma tuttavas paigas, liigagi tuttavas. Haigla, polikliinik, keemiaravi, osakond, enamus õdedest olid tuttavad, protseduurikäik. Kohe peale protseduuri algavad tugevad ja ääretult ebameeldivad kõrvaltoimed. Kõigele vaatamata olin alati keemiaravile minnes rahulik, kuigi teadsin täpselt, et parema meelega ei läheks. Ja ikkagi läksin, sest minu sisetunne ütles, et see oli sellel hetkel õige. Tobe paradoks või teadlikult tehtud valik. Sisetunne ei eksi. Lihtsalt pidin järjest rohkem õppima seda kuulama ja mõistma.
Keemiaravi kõige hullem ja raskemini talutav kõrvaltoime oli endiselt neuropaatiline reaktsioon, külmatundlikkus näos, kätes ja jalgades. Olin iga kord imestanud, kuidas just minu keemiaravi päeval oli temperatuur väljas talve kohta väga normaalne, ehk siis nullilähedane, ja sain ilusti peale protseduuri koju tulla. Välja arvatud teine kord, kui olukord oli tõeliselt hull. Aga ajalugu seegi ju oli. Üle elatud ja unustatud. Kui olin protseduuriõele kõik oma kõrvaltoimed ja nende kestvuse teada andnud, õde helistas igaks juhuks valvearstile ja küsis, kas peaks veelgi natuke oksaliplatiini kogust vähendama. Kuid jäime siiski koos arvamusele, et ilmselt talun ka viimase keemiaravi korra seda ravimidoosi, mida viimased korrad olin juba natuke vähendatud kujul saanud. No muidugi talusin, kuigi teadsin juba ette, et esimene nädal ei tule olema just maailma parim. Täpselt nii kõik oligi. Natuke hull nädal, igal hommikul endale kinnitamist, et homme on parem päev ja minul ei ole kaugeltki kõige hullem. Alati oli keegi, kelle olukord oli kordi hullem kui minul. Külmakartlikkus küll segas selgelt igapäevast elu, kui õues oli korralik miinuskraadidega talv. Aeg-ajalt tundus, et see tunne oli täiesti väljakannatamatu, kui isegi külmkapist toidu võtmine tegi sõrmedele haiget. Kuid korrutasin endale jätkuvasti nagu papagoi, et olin siiani toime tulnud ja tulen ka edaspidi. See aitas, sest nagunii kõik läks omasoodu ja mitte keegi ei saanud neid kõrvaltoimeid leevendada ega minult ära võtta. Nüüd tuli kohe varsti käia uuesti kompuuteruuringul ja jaanuari lõpus oligi tulemas uus arstivisiidi aeg. Ootasin ja vaatasin, mida uus tulevik tuua võiks. 6 keemiaravikorda olid nüüdseks ajalugu ja mul oli kõik korras. Esimesest operatsioonist sai 7. veebruaril täpselt pool aastat ja kohe oli algamas uus etapp, mille start toimus järgmisel hommikul 6:30 Helsingis Meilahti haigla operatsiooniplokis. Sellel hetkel mul polnud aimugi, mis järjekorras asjad toimuma hakkavad, kaua ma narkoosis olen ja kui kaua terve operatsioon kestab. Ja ausalt öelda, ega sellel minu jaoks ka erilist vahet polnud, sest nagunii mina magasin sellel ajal rahulikku und. Minu ülesanne oli lihtsalt olla hommikul õigel ajal õiges kohas. Minu etteaste ju tegelikult algas sellest hetkest, kui peale operatsiooni silmad avasin. Täpselt nagu peale esimest operatsiooni oli ka seekord minu eesmärgiks kiire taastumine ning kavatsesin teha taaskord sõnalt arstide ja meditsiinipersonali ettekirjutuste järgi. Eelmisel korral see toimis ning uskusin, et toimib suurepäraselt kindlasti ka sellel korral. Kuna nüüd olid kadunud kõik keemiaravist põhjustatud kõrvaltoimed ja sain ka natuke suuremate külmakraadidega väljas olla, siis olingi viimasel ajal hästi palju õues ja olin seda tõeliselt nautinud. Talv oli väga kaunis, kuigi siiski ootasin juba kevadet. Enne seda kaunist kevadet aga oli veel tulemas natuke kiireid sündmusi, milles mina olin küll peategelane, kuid stsenaariumist ei saanud ette rutata. Nii nagu ka ei saanud tulevaid sündmusi vahele jätta. Kõik toimus teatud järjekorras ja mina liikusin rahulikus tempos sündmustega kaasa. Selle hetke motto oli
homme saabub homme ja sealt edasi algab taas kord uus etapp. Tänan, et kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.